kirjutamist tegelikult oli kohe aru saada, et tuleb kihvt ralli. Eriti mulle meeldis see vaheldus, et reedene päev põhimõtteliselt ju asfaldil ja ega need laupäevased katsed ka, need olid kõik tegelikult omamoodi erinevad. Et ei olnud sellist mingit kindlat nagu stiili nendel teedel, et oli põldude vahel, oli sellist päris Soomet, kus tee alt ära kukub ja auto liikumist on keeruline nagu ette näha. Et väga-väga kihvt ralli ja kui võimalust on, siis ma tuleks kindlalt tagasi. Esimene katse õnnestus üllatavalt hästi, et tunne oli kohe olemas ja see vahelduv nii-öelda kruus ja asfalt täitsa sobis meile. Ja tolm meid vist eriti nii palju ei seganud kui teisi, aga natuke ikka saime. Aga teisel katsel ma ei oskagi öelda, mis see oli, et ei suutnud lihtsalt seda maksimumi endast anda ja kaotasime seal natuke, aga üldjoontes oli ikkagi positiivne. Hommiku poole ei teagi, sõit tundus seespoolt täitsa okei, aga ajad lihtsalt ei vastanud sellele. Kuigi me olime täitsa 1 sekundis, siis ikkagi kui sa oled need 0 komad kas või kellegist aeglasem, siis ikkagi ei ole meelt mööda. Aga ei teagi, natuke nagu rabe oli ja ei suutnud seda viimast endast nii-öelda välja võtta. Aga ütleme, päeva teine pool juba õnnestus meil paremini ja siis saime natukene auto nii-öelda settinguid paremaks ja niimoodi paremaks timmitud, et päeva teine pool oli vähe lihtsam, aga üldjoontes ikkagi võib rahul olla, et Joosep Rolf-Nõgene on lihtsalt väga-väga hea alguse teinud ja tegelikult oli väga tubli ja kahju, et tal tehnilise viperduse pärast lõpuks nii läks, et see näitab, et võiks tulla täitsa põnev hooaeg. Rajad olid päris lahedad, et sellised, arvasime, et tuleb rohkem nukke ja hüppeid, aga tundus nagu, et oli selline siledam maapind ja et katsed olid väga kiired. Et kindlasti vajas palju julgust, vajas palju usaldamist, pidamisse, rehvidesse, kõik legendi. Aga plaaniks oli ikkagi nautida sõitu ja tulla hea kogemusega tagasi. Kindlasti ma arvan siiamaani minu kõige parem sõit, et uskusin legendi kõige rohkem. Julgust oli just kiiretes kohtades, nukkides ja kindlasti mõned kohad nipet-näpet oleks saanud julgemini, võib-olla mõnes kohas jälle natuke tagasi hoida, aga üldpilt oli ikkagi väga hea ja ise olen ka väga rahul. Meile meeldis see, et esimene päev oli, peaaegu täis asfalt, et see oli nagu väga kihvt, et Eestis võiks ka olla rohkem niisugused rallisid, et kus on esimene päev saame asfalt sõita, teine päev kruus, et väga-väga äge. Teine päev ka väga-väga ägedad katsed, aga meil esimesel hommikusel katsel kohe saime red flagi, kuna oli õnnetusi palju ja siis sealt me tegelikult omal aega tagasi ei saanudki ja hea tulemuse siis meil rikkus väike tehniline probleem ära, et siis me ühel katsel andsime minut 40 ära, et muidu oleks täitsa okei olnud. Eks plaan on ikka algusest kohe võitma minna, et ega muude mõtetega ei ole nagu väga mõtet siia rallile tulla. Saime küll natuke, uurisin teistelt infot selle ralli kohta, et siin pidi olema libedam ja nii palju hüppeid ei ole. Aga ootasin siiski rohkem hüppeid, et väga autot lendu ei saanud. Aga ikkagi oli siuke kiire ralli ja meile kiire on siiamaani sobinud, et oli äge. Eks kiire sõidu puhul on ärevaid momente ikka, aga üritasin olla puhas. Üks tagurdamine, üks pikak laskmine oli siin eelviimasel katsel, aga õnneks nii palju ei kaodanud. Kindlasti rahul olin reedese ja laupäeva hommikuse tempoga. Siis oli meil mitu katset jäi ära, siin oli 5. katsel oli just metsatulekahju. Siis tekkis pikk paus sisse, oli mitu tundi passimist ja pidime siis suutma 6. katsel jälle minna ja sõita, aga siis ma ei suutnud üles ärgata . Ja siis kaotsime seal päris palju aega, vahe oli enne viimast katset 2,1 sekundit, et siis saigi viimaseks katseks uued rehvid alla pandud ja siis otsustatud, et nüüd tuleb minna ja suruda, ja meil tuli see õnneks hästi välja seekord ja lõpuks siis sekundi ei vahet, nii et. Hommikul oli ikka pigem väga raske, et siis olid teed väga, väga siljadad ja kiired ja ega meil see EMV8 klass on ka siuke hästi väikeste mootoritega, et neid sirgeid väga ei naudi, et pigem siuksi
hästi tehnilisi ja käänulisi teid, et lõpus 2 katset olidki need, mis meile meeldisid ja seal saime ka vajutada. Pigem rahul oleme niisuguse üldise kogemusega, et alguses ei olnud plaan tulla üldse Soome, kuna 2 nädala pärast pidi Võru ralli olema, aga kuna see jäi ära, siis mõtlesime, et tuleb ikka tulla ja kogemuse mõttes ikkagi väga äge kogemus.